Tere tulemast õnnistatud 4. adventi. Ja, just nii see on. Ja eks see jõuluootus ja võib öelda ka ärevus on meie vereringes juba aastaid ja sadu. Ja ilma selleta ei saa, nii nagu ei saa ilma suvise pööripäevata ja jaanipäevata, millel on ka sümboolne kristlik tähendus. Nii on ka jõuluga see olemas. Ja selle tõttu soovime teile pakkuda kenasid, meeldivaid jõuluharmooniaid. Ma ise nimetaksin neid lausa pühadeks harmooniaks. Ehk siis ühest küljest on jõulud püha, aga pühalik osadus, mis kõlab muusikas, on kestnud ka aastasadu. Ja see on jumalik. Ja nii püüamegi olla selle maailma kõiksuse ja terviku osad täna siin koos teiega. Üks roosike on tõusnud. Tõepoolest, need on jumalikud kokkukõlad. Harmoonia kreeka keelest tähendabki hea kõla. Ja tol ajalgi oli selle mõiste taga jumalik olemus. Ega need samadki pillid, vastpillid ei ole siia ilma lihtsalt leiutatud nagu nutitelefonid. Nad on jumaliku päritu. Ja seda kinnitab teadus ja ajalugu. Valin siit järgmise loo ja see on lugu number 6. Neil karjastel välja. Aeg on sealmaal mõelda, mida see peaks tähendama.
õnn tuli õuele. Räägime teile lõpetuseks veel mõned parad, aga seniks kõik. Aga on öeldud pühakirjas, kuskil see on seal kirjas. Kiitkem Jumalat lauldes, kiitkem teda asuna häältega. Ja seda õnn tuli õuele ka teed. Järgmiseks võib öelda, et ka üks ühislaul, kes tunneb, võib laulda kaasa. Sõnad on väga lihtsad. La on esimene salm ja teine salm on la. Nii et kui tunnete, et on õige koht ja õige aeg, laulgem kaasa.